Me lühikeses perspektiivis kipume ülehindama tehnoloogia mõjusid ja pikas perspektiivis neid alahindama uute tehnoloogiate puhul. Ja see on muster, mis kordub. Hea näide on muide, just ma mõtlesin, et Keynes ütles 1930. aastal ennustas, et 100 aasta pärast, kuhu meil on 5 aastat jäänud, on ju, eks, siis inimesed töötavad keskmiselt 15 tundi nädalas. Mingis mõttes võib öelda, et 5 aastat minna, et saab näha. Aga mingis mõttes tal oli õigus, et seda tööd, mida tehti 1930-ndatel, me tõepoolest täna teeme ilmselt vähem ja juba mõnda aega, vähem kui 15 tundi nädalas. Aga selle asemel on tulnud teistsugused tööd ja siis jah, siin on nüüd, ma olen selles mõttes täiesti nõus, et küsimus on jah siis selles, et kuidas me sellega, nende vajadustega kohaneme ja seal tõenäoliselt on vajalik teha muutusi ja siin Oska teeb tõesti suurepärast tänuväärset tööd selle analüüsimisele, vaatlemisele, et mis need kohanemise võimalused peaksid olema.